Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul on 3 põhjust, miks tuli kinni panna leht, mis koondas seksuaal- ja lähisuhtevägivallatsejate kohtulahendeid. Väga palju nendest pedofiilia juhtumitest on ju peresisesed või sugulaste vahel. Ehk et kõik need ohvrite lood pandi uuesti avalikkuse ette või siis esmakordselt ka avalikkuse ette ja selline asi tekitas ohvritele väga suuri traumasid. Paljudel olid isegi enesetapumõtted. Teine põhjus, miks eraalgatuslikud registrid on keelatud, on see, et kui keegi satub valesti sellisesse registrisse, kus ta justkui oleks mingi eriti jälgi kuriteo teinud, aga tegelikult on süütu inimene, siis see kahju uuringute järgi on inimesele eluaegne ja mõjutab ka tema perekonda. Ja kahjuks selles registris selliseid asju päris palju juhtus, küll pandi üles nimekaimude pilte või siis pandi üles pilt, kus oli mitu inimest korraga. 3. põhjus, miks sellised eraalgatuslikud registrid mõjuvad tegelikult kahjulikult, on see, et nad on ikkagi valikulised. Pakosta selgitab, et seal lehel oli üleval 400 inimest, kuid kokku on lastega töötamise keeluga Eestis ligi 7000 inimest ning tekkisid olukorrad, kus lastega tegelevat inimest tööle võttes kontrollitavaid ettevaatus.ee lehte, aga mitte karistusregistrit. Sellest tekkis võlts turvatunne. Algatajate sõnul on aga karistusregister nii keeruline, et seda ei taipa ega oska inimesed vaadata. Ja pealegi, kui tasuta küsimise nippi ei tea, siis tuleb maksta riigile ka raha. Näiteks täna ma sain esimese kirja, kus inimene ütles, et leidis oma elukaaslase sealt, kes on pedofiilias süüdi mõistetud, et tal ei olnud õrna aimugi. Sest et kuigi riigi kohtulahendid on avalik info, siis sa ei tule sihukese asja peale. Kui sa ei ole enne ise kokku puutunud, sa ei tule sihukese asja peale, et ma lähen vaatama. See point ongi tegelikult see lihtsalt, et selle asemel, et inimene läheks nüüd vaataks avalikke kohtulahendeid, trükiks selle pika aadressi sisse, et ta võib lihtsalt panna sisse ettevaatus.ee ja vajutada ühte nuppu, kus ta juba lähebki otse suunabki, kus on avalikud kohtulahendid, see on avalik informatsioon. Pakosta sõnul ei pea karistusregistris maksma, kui päringu aluseks valida lastekaitseseadus. Kuid ta nõustub, et karistusregister võiks olla lihtsam ja kasutajasõbralikum, millest ka uus septembris Riigikokku saadetav seadus lähtub. Muutub näiteks see, et tõesti need inimesed, kes on teinud siis kontaktse lapsevastase seksuaalkuriteo, nende pildi me paneme sinna ülesse. Niimoodi me lihtsustame seda, et inimene, kellel pole õigusteadmisi ja kellel pole ka tahtmist järgi vaadata, et mida üks või teine paragrahv konkreetselt karistusseadustikust tähendab, et siis ta näeb ära, et siin on see inimene pildiga, siis järelikult see tähendab seda, et ta on ikkagi nagu kontaktse lapsevastase seksuaalkuriteo teinud. Ehk rahvakeeli ta on ikkagi see kuritegelik pedofiil. Kuid lisaks on riigil palju registreid, milles orienteerumine on keeruline. Pakosta soovitab tulevikus malluka eeskuju järgijatel või mis tahes muu riikliku andmebaasi kopeerijatel leida legaalsemaid ja turvalisemaid lahendusi. Kõik inimesed, kes arvavad, et ühte või teist riigiregistrit võiks teha kasutajasõbralikumaks, palun tulge ja tehke. Et maksame selle eest, tulge ja pakkuge täpselt, mida teha ja kuidas te seda teete ja tehke ära. Et me oleme väga huvitatud kasutajasõbralikumastest registritest ja võimalustest, et tulge, pakkuge, leiame kokkuleppe.